tumedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmispodcasti Tumedad tunnid 86. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Ka täna kanname teile ette jutu ühest kogumikust. Selleks kogumikuks on õuduskirjanduse kuldajast ehk siis 19. 20. sajandi vahetusest pärinevaid jutte koondav Dracula külaline. Koostanud Jüri Kallas. Ilmunud kirjastuses Guru raamat, Ulmekuru ulmesarja 5. raamatuna 2025. aastal. Ühe eksemplari sellest raamatust loosime ka välja. Lähemalt vaadake juba meie Facebooki lehelt. Tänase loo autoriks on naine, kes 1921. aastal esimese naisena võitis Pulitzeri kirjandusauhinna ühiskonda kritiseeriva romaani Süütuse aeg eest, kuid kes armastas kirjutada ka üleloomulikke lugusid. Tänane jutt on esmakordselt avaldatud aastal 1937 ja eesti keelde on selle tõlkinud Silver Sära. Ma loen teile Edith Whartoni müstilise loo Pühakute päeva eel. Kui kummaline ja seletamatu see lugu ka polnud, pealiskaudsel vaatamisel näis see olevat üsna lihtne, vähemalt tollal. Aga aastate möödudes ja tänu asjaolule, et juhtunul ei olnud ainsatki tunnistajad peale Sarah Clayburni enda, siis on sellest räägitavad lood nii liialdatud ja tihti nii naeruväärselt ebatäpsed, et näib olevat vajalik, et keegi toimunuga seotud isik, kuigi mitte vahetu pealtnägija. Ma kordan, et siis, kui see juhtus, oli mu nõbu või arvas, et oli oma majas täiesti üksi, peaks vähesed teadaolevad faktid kirja panema. Tollal viibisin ma tihti Whitegatesis, nagu seda kohta on alati nimetatud. Ja olin seal tegelikult mitte kaua enne ja peaaegu kohe pärast selle 36 tunni veidraid sündmusi. Jim Clayburn ja tema lesk olid mõlemad mu sugulased ning sel põhjusel ja minu läheduse tõttu nendega arvavad mõlemad perekonnad, et mina olen rohkem kui keegi teine võimeline faktidest aru saama, niivõrd kuivõrd neid faktideks saab pidada. Niisiis olen ma nii selgelt kui võimalik kirja pannud oma nõo Sarahga peetud erinevate vestluste sisu, kui teda sai panna rääkima. Seda ei juhtunud tihti, sellel mõistatuslikul nädalavahetusel juhtunust. Ma lugesin hiljuti ühe moodsa esseisti raamatust, et vaimud kustusid, kui elektrivalgus sisse lülitati. Milline mõttetus. See kirjanik, kuigi ta armastab sõna otseses mõttes sehkendada üleloomulikuga, pole jõudnud sellele teemale ligi lähedalegi. Kui on valida nurgatornidega kindluste, kus liiguvad kõlisevates ahelates peata ohvrid, ning mugava külmkapi ja keskküttega eeslinnamaja vahel, kus te tunnete otse kohe sisse astudes, et seal on midagi valesti. Andke mulle see viimane, kui on vaja külmavärinaid mööda selgroogu jooksma panna. Ja muide, kas te pole märganud, et tavaliselt pole need mitte närvipinges ja elava kujutlusvõimega inimesed, kes vaime näevad, vaid rahulikud, praktilised tüübid, kes nendesse ei usu ja on kindlad, et ei paneks pahaks, kui peaksid ühte taolist nägema. Just selline oli Sarah Clayburni ja tema maja juhtum. Hoolimata oma vanusest
ma arvan, et see oli ehitatud umbes 1780. aastal, oli see avar, ruumikas, kõrgete lagedega, elektrisüsteemi, keskkütte ja kõigi kaasaegsete seadmetega. Ja selle perenaine oli, küllaltki oma maja sarnane. Ja nii või teisiti ei ole see sõna otseses mõttes tondi jutt. Ja ma olen tõmmanud paralleele ainult selleks, et näidata, milline naine mu nõbu oli. Ja kui ebatõenäoline tundus, et see, mis juhtus Whitegatesis, juhtus just nimelt seal. Või temaga. Kui Jim Clayburn suri, arvas kogu perekond, et kuna paaril ei olnud lapsi, loobub Lesk Whitegatesist ja kolib kas New Yorki või Bostonisse. Sest olles tublist kolonistide soost ning paljude sugulaste ja sõpradega, oleks ta leidnud mõlemas linnas tema jaoks valmis elukoha. Aga Sarah Clayburn tegi harva nii, nagu teised inimesed arvasid. Ja sel korral tegi ta täpselt vastupidi. Ta jäi Whitegatesi. Mida? Pöörata vanale majale selg, rebida katki kõik perekondlikud juured ning minna ja riputada ennast mingisugusesse linnupuuri moodi korterisse mõnes Lexington Avenue uues pilvelõhkujas, kus kimp vesiheina ja tindikala asendab mu head Connecticuti lambaliha. Ei aitäh. Siia ma kuulun ja siia ma jään, kuni mu testamendi täitjad annavad koha üle Jimmy lähimale sugulasele, sellele lollile paksule Presley poisile. Olgu, ärme räägime temast. Aga ühte ma teile ütlen. Ma hoian teda siit nii kaua eemal, kui suudan. Ja seda ta tegi. Sest olles abikaasa surma ajal ikka veel 50. eluaastate alguses ning lihaseline ja resoluutne naine, oli ta paksule Presleyle rohkem kui võrdne vastane. Ja ta osales mõne aasta eest tolle matustel, viisipäraselt leinates. Kerge naeratus loori taga näol. Whitegates oli meeldiv ja külalislahke välimusega maja, mis asus Connecticuti jõe väärikate loogete kohal kõrgendikul. Aga see asus 5 või 6 miili kaugusel lähimast linnast Norringtonist ja selle asukoht oleks tundnud moodsa aja teenijatele kindlasti kauge ja eraldatuna. Õnneks oli aga Sarah Clayburn pärinud ämmalt 2 või 3 vanamajalist, kes näisid olevat samasugused suguvõsa traditsiooni osad nagu katus, mille all nad elasid. Ja ma pole kordagi kuulnud, et tal oleks koduse majapidamisega mingeid muresid olnud. Maja oli koloniaalperioodil olnud 4-nurkse plaaniga. 4 avara toaga esimesel korrusel. Neid eraldava tammepuidust põrandaga koridoriga, tavapärase köögi laiendusega tagumises otsas ja korraliku pööninguga katuse all. Aga Jimmy vanavanemad, kui huvi koloniaalstiili vastu hakkas 80. alguses taas tõusma, oli ta lisanud 2 täisnurkset tiiba maja lõunatiiva fassaadile. Nii et vana ring esiukse ees muutus rohuplatsiks, mis oli 3 küljest seintega piiratud ja mille keskel kasvas suur jalakas. Nii muudeti maja ruumikaks elamiseks, kus Clayburnide 3 viimast põlvkonda olid pakkunud suurt külalislahkust. Aga arhitekt oli suhtunud austusega vana maja karakterisse ja laiendus oli muutnud selle mugavamaks, vähendamata selle lihtsust. Selle ümber oli palju maad ja Jim Clayburn haris seda, nagu tema isad enne teda, ja mitte ilma kasumita, mängides märkimisväärset ja auväärset rolli osariigi poliitikas. Clayburnidest räägiti maakonnas alati kui heast mõjust. Ja linnainimestel oli hea meel, kui nad said teada, et Sarah ei kavatse kohta maha jätta. Kuigi seal peab olema talviti nukra võitu, elades täiesti üksi selle künka otsas, märkisid nad, kui päevad hakkasid lühemaks jääma ja esimene lumi kuhjuma tee ääres 4 kadakarivi alla.
olgu. Kui ma olen andnud teile piisavalt selge ettekujutuse Whitegatesist ja Clayburnidest, kes jagasid oma vana majaga teatavat usaldusväärset korralikkust ja väärikust, jätan iseenda kõrvale ja jutustan selle loo mitte oma nõo sõnade järgi, sest need olid liiga segased ja katkendlikud, aga nii, nagu ma selle järk-järgult tema poolikutest väidetest ja närvilisest napisõnalisusest üles ehitasin. Kui see asi üldse juhtus ja ma pean jätma selle teie otsustada, siis arvan, et see pidi juhtuma järgmiselt. Hommik oli olnud krõbe, tuuline ja lörtsine, kuigi oli alles oktoobri viimane päev. Aga pärastlõunal näitas vesine päike end mõnda aega villakuhjade moodi pilvede tagant ja meelitas Sarah Clayburni välja. Ta oli innukas jalutaja ja tal oli harjumus sel aasta ajal kõmpida 3 või 4 miili mööda orumaanteed ja tulla tagasi Shakeri metsa kaudu. Ta oli teinud oma tavalise ringi ja astus mööda keskset sissesõiduteed maja poole, kui ta jõudis järele samas suunas kõndivale lihtsates rõivastes naisele. Kui see koht poleks olnud nii inimtühi, sügispäeva õhtul ei liikunud teel Whitegatesi just palju inimesi, poleks proua Clayburn sellele naisele ehk tähelepanu pööranudki, sest too ei olnud üheski mõttes silmatorkav. Aga kui ta sissetungijale järele jõudis, oli mu nõbu üllatunud, kui nägi, et naine on võõras. Sest Whitegatesi perenaine oli uhke, et teab vähemalt näo järgi kõiki oma ümbruskonna naabreid. Oli juba peaaegu pime ja naise nägu oli vaevu nähtav. Aga proua Clayburn ütles mulle, et tema mälu järgi oli naine keskealine, lihtne ja üsna kahvatu. Proua Clayburn tervitas teda ja lisas siis: "Te lähete sinna majja?" "Jah, proua," vastas naine toonil, mida oleks vanadel aegadel Connecticuti orus võõramaiseks nimetatud, aga mis oleks tänapäeva keelte rohkuses märkamata jäänud. "Ei, ma ei osanud arvata, kust ta tuli," ütles Sarah alati. "Mulle tundus aga kummaline, et ma ei tundnud teda." Ta küsis naiselt viisakalt, mida ta soovib, ja naine vastas: "Lähen ainult ühte tüdrukutest vaatama." Vastus oli üsna loomulik ning proua Clayburn noogutas ja keeras teelt kõrvale aedade alumisesse osasse, nii et ei siis ega hiljem ta külalist ei näinud. Ja tegelikult juhtus pool tundi hiljem midagi, mis tal võõra täielikult meelest viis. Kui krapsakas ja kergejalgne proua Clayburn majale lähenes, libises ta jäätunud loigul, väänas pahkluu välja ja lebas korraga abitult maas. Ülemteener Price ja Agnes, range šoti vanatüdruk, kelle Sarah oli pärinud ämmalt, teadsid loomulikult täpselt, mida teha. Viivitamata asetasid nad perenaise sohvale pikali ja Norringtonist kutsuti kohale doktor Selgrove. Kui ta saabus, käskis ta proua Clayburni voodisse viia, teostas vajaliku läbivaatuse ja sidumise ning raputas pahkluu juures pead, sest kartis, et see on mõranenud. Ta arvas siiski, et kui patsient vannub, et ei püüa tõusta ega isegi mitte jala asendit vahetada, siis võib ta säästa naist selle kipsi panemise ebamugavusest. Proua Clayburn nõustus, seda enam, et arsti hoiatuse kohaselt pidi iga hooletu liigutus tema liikumisvõimetust pikendama. Sarah kärsitu ja kõrge enesehinnanguga loomus muutis selle väljavaate katsumuseks ja ta oli iseenda peale pahane, et oli olnud nii kohmakas. Aga õnnetus oli juhtunud ja ta mõtles otsekohe,
milline võimalus tal nüüd on vaadata üle majapidamisdokumendid ja vastata vastamata kirjadele. Nii et ta jäi leppinult voodisse. Ja teate, te ei kaota palju, kui teil tuleb mõned päevad pikali olla. Hakkab lund sadama ja näib, nagu oleks oodata pikemat sadu, märkis arst oma instrumente kokku korjates ja pilku aknast välja heites. Noh, tavaliselt meie kandis nii vara lund ei tule, aga millalgi peab ju talv algama, lõpetas ta filosoofiliselt. Uksel ta peatus ja lisas, te ei taha, et ma Norringtonist õe siia saadan? Mitte teid ravima, saate aru. Siin pole midagi erilist teha, kuni ma teid jälle vaatama tulen. Aga see on üsna üksildane koht, kui lumi tulema hakkab. Ja ma mõtlesin, et võib-olla... Sarah Claiborne naeris. Üksildane. Kui mu vanad teenijad on siin. Te unustate, kui palju talvi ma olen nendega siin veetnud. 2 neist olid koos minuga siin juba mu ämma ajal. Nii see on, nõustus doktor Selgrove. Te olete sellisena palju õnnelikum kui enamik inimesi. Olgu, las ma mõtlen. Täna on laupäev. Me peame laskma põletikul taanduda enne, kui röntgeni teeme. Esmaspäeva hommikul olen koos röntgeni mehega esimese asjana siin. Kui tahate, et tulen varem, siis laske kutsuda. Ja läinud ta oligi. Jalg ei olnud alguses väga valutanud, aga hommikupoole ööd hakkas proua Claiborne piinlema. Ta oli halb patsient, nagu enamik terveid ja aktiivseid inimesi. Ta polnud valuga harjunud ega teadnud, kuidas seda kannatada. Ning ärkveloleku ja liikumatuse tunnid näisid lõputud. Agnes oli enne toast lahkumist teinud kõik nii mugavaks kui võimalik. Ta oli asetanud käeulatusse kannu limonaadiga ja oli isegi peale käinud. Proua Claiborne'i meelest oli see veider, et toob kandiku võileibadega ja termose teega. Juhuks, kui öösel kõht tühjaks läheb, proua. Tänan sind, aga mul ei lähe öösiti kunagi kõht tühjaks. Ja kindlasti mitte täna öösel. Ainult janu on. Ma arvan, et mul on kerge palavik. Noh, limonaad on seal, proua. Sellest piisab. Palun vii muud asjad ära. Sarah'le oli alati olnud vastumeelne näha soovimatut toitu tema toas vedelemas. Hea küll, proua, aga teil võib... Palun vii see ära, kordas proua Claiborne ärritunult. Hea küll, proua. Aga kui Agnes välja läks, kuulis perenaine, kuidas ta asetas kandiku vaikselt lauale sirmi taha, mis varjas toa ust. Vana kangekaelne hani, mõtles proua Claiborne, tundes end vana naise peale käimisest üsna häirituna. Kui uni juba kord läinud oli, ei tulnud see tagasi ning pikad pimedad tunnid kulgesid üha aeglasemalt ja aeglasemalt. Kui hilja novembrikuus koidik saabub. Kui ma vaid jalga liigutada saaksin, pomises ta. Ta lebas liikumatult ja kikitas kõrvu, et kuulda teenijate esimesi samme. Whitegatesis ärgati vara. Selle perenaine näitas eeskuju. Kindlasti pidi üks naistest õige pea tulema. Tal tekkis kiusatus helistada Agnes kohale, aga ta surus selle maha. Naine oli hilja magama läinud ja oli pühapäeva hommik, kui majarahvale anti alati veidi puhkeaega juurde.
proua Claiborne mõtles rahutult. Ma olin rumal, et ei lasknud tal teed voodi juurde jätta, nagu ta tahtis. Ei tea, kas suudaksin tõusta ja selle siia tuua. Aga talle meenus arsti hoiatus ja ta ei söandanud end liigutada. Ükskõik mida, aga mitte riskida vangistuse pikendamisega. Kostsid tornikella löögid. Kui valjult see lumises vaikuses kõlas. 1, 2, 3, 4, 5. Mis? Ainult 5. Veel 3 ja veerand tundi, enne kui ta võib loota, et kuuleb ukselingi vajutust. Mõne aja pärast jäi ta taas rahutult tukkuma. Taas äratas ta üks heli. Taas tornikella löögid. Ta kuulatas. Aga toas oli sügavas pimeduses vaikne ja kostis ainult 6 lööki. Ta mõtles midagi riimis lugeda, et see aitaks uinuda, aga ta luges harva luulet ja olles loomu poolest hea unega inimene, ei suutnud ta meenutada ühtegi tavapärast vahendit unetuse vastu. Nüüd tundus terve jalg tinaraske. Sidemed olid tõmbunud meeletult pingule. Ta pahkluu pidi olema üles paistetanud. Ta lebas ja vahtis tumedaid aknaid, oodates esimest märki koidukumast. Lõpuks nägi ta läbi aknakatete kahvatut hommikuvalgust. Voodi ja akna vahel olevad esemed omandasid ükshaaval kõigepealt piirjooned, siis tervikliku kuju ja need tundusid salamisi asukohta vahetavat, pärast jumal teab, millist salajast ringi liikumist öö jooksul. Kas võib keegi, kes on elanud vanas majas, üldse uskuda, et mööbel püsib öösiti paigal? Proua Claiborne kujutas peaaegu ette, et nägi ühte väikest peenikeste jalgadega lauakest kiiresti oma kohale libisevat. See teab, et Agnes on tulemas ja kardab, mõtles ta muiates. Magamata öö pidi olema teinud ta vastuvõtlikuks taolisele mõttetusele, sest kunagi varem polnud tal taolisi mõtteid mööbli kohta tekkinud. Lõpuks, kui oli möödunud, nagu tundus, veel mitu tundi, lõi tornikell 8. Ainult veerand tundi veel. Ta vaatas, kuidas ta voodi kõrval oleva väikese kella osuti liikus üle sihverplaadi. 10 minutit. 5. Ainult 5. Agnes oli punktuaalne nagu saatus. Veel 2 minutit ja ta tuleb. Möödus 2 minutit ja ta ei tulnud. Vaene Agnes. Ta oli eelmisel õhtul paistnud kahvatu ja väsinud. Ta oli kahtlemata ise sisse maganud. Või siis tundis ta end halvasti ja saadab teenija tüdruku enda asemel. Proua Claiborne ootas. Ta ootas pool tundi. Siis sirutas käe kellanupu poole voodi peatsis. Vaene vana Agnes. Tema perenaine tundis süümepiinu teda üles ajades. Aga Agnes ei tulnud. Ja pärast märkimisväärset intervalli helistas proua Claiborne uuesti. Nüüd juba teatava kannatamatusega. Ta helistas korra, 2, 3 korda, aga ikka ei tulnud kedagi. Ta ootas veel, siis ütles endale, midagi peab elektriga lahti olema. No olgu, ta saab seda kindlaks teha, kui paneb põlema küünarnuki juures seisva öölambi. Kui imetlusväärne tuba on varustatud kõigi praktiliste seadmetega. Ta vajutas lülitit, aga valgust ei tulnud. Elektrit ei olnud ja oli pühapäev. Ja järgmise hommikuni ei saanud midagi ette võtta. Kui just ei selgu, et see on läbi põlenud kork, mille Price võib ära parandada. Hästi.
mõne hetke pärast tuleb kindlasti keegi tema tuppa. Kell oli 9, kui ta tunnistas endale, et majas peab olema juhtunud midagi ebaharilikku. Ta hakkas tundma närvilist kõhedust, aga ta polnud naine, kes oleks seda tagant õhutanud. Kui ta oleks vaid lasknud telefoni endale tuppa panna, mitte trepile. Ta mõõtis mõttes distantsi, mis läbi ta tuleb, meenutas doktor Selgrove'i manitsust ja mõtles, kas ta murdunud pahkluu kannab teda sinnani. Ta kartis välja vaadet, et ta pannakse kipsi, aga ta pidi telefoni juurde saama, mis iganes ka ei juhtuks. Ta mähkis end hommikumantlisse, leidis jalutuskepi ja vedas end raskelt sellele toetudes ukse juurde. Hoolas Agnes oli sulgenud ja kinnitanud aknaluugid, nii et koidu ajal ei olnud seal palju valgust. Aga väljas koridoris näis lumise hommiku heledus peaaegu julgustav. Pimedusega seostati salapäraseid asju, kardetavaid asju ja siia oli tulnud kosutav proosaline päevavalgus, kes need ära ajas. Proua Claiborne vaatas enda ümber ringi ja kuulatas. Vaikus. Sügav öövaikus selles päevavalges majas, kus 5 inimest eeldatavalt oma tööd tehes siia-sinna ringi liikusid. See oli kindlasti kummaline. Ta vaatas aknast välja, lootes näha kedagi üle õue minevat või mööda tee otsa lähemale tulevat, aga kedagi ei olnud näha. Ja lumi näis olevat kogu ümbruse enda valdusesse võtnud. Vaikne, ühtlane lumi. See sadas ikka veel asjaliku regulaarsusega, mässides välismaailma kiht-kihi järel paksu, valgesse sametisse ja võimendades vaikust maja sees. Ilma mürata maailm. Kas inimesed olid tõesti nii kindlad, et müra puudumine oli see, mida nad tahtsid? Las nad viibida kõigepealt novembri lumetormi ajal üksildases maamajas. Ta vedas end mööda koridori telefoni juurde. Kui ta toru hargilt võttis, märkas ta, et ta käsi väriseb. Ta helistas sahvrisse. Keegi ei vastanud. Ta helistas uuesti. Vaikus. Veel rohkem vaikust. See näis kokku kuhjuvat nagu lumi katusel ja räästarennides. Vaikus. Kui paljudel tema tuttavatel oli üldse aimu, mida vaikus endast kujutas. Ja kui valjult see kõlas, kui seda tõemeeli kuulata. Ta ootas taas. Siis helistas keskjaama. Keegi ei vastanud. Ta proovis 3 korda. Pärast seda proovis ta uuesti sahvrit. Tähendab, telefoniühendus oli katkenud samamoodi nagu elekter. Kes oli allkorrusel tööl, et ta niimoodi maailmast ära lõikas? Ta süda hakkas taguma. Õnneks oli telefoni lähedal tool ja ta istus, et jõudu koguda. Või oli see julgus? Agnes ja teenijatüdruk magasid lähimas tiivas. Kui ta end kokku võtab, suudab ta kindlasti nii kaugele minna. Kas tal jätkub julgust? Jah, loomulikult jätkub. Teda oli alati peetud söakaks naiseks ja ta oli ise ennast selliseks pidanud. Aga see vaikus. Talle turgatas pähe, et kõrval asuva vannitoa aknast välja vaadates näeb ta köögiahju korstnat. Sellisel kellaajal peaks sellest suitsu tõusma. Ja kui see on nii, siis ta arvas, et tal on vähem hirmu teekonna jätkamise ees. Ta jõudis vannituppa ja nägi aknast välja vaadates, et korstnast suitsu ei tõusnud.
ta üksildustunne muutus teravamaks. Mis iganes oli esimesel korrusel juhtunud, see pidi olema juhtunud enne seda, kui hommikused tööd algavad. Kokal polnud aega tuld alla teha. Teised teenijad polnud veel oma ringiga alustanud. Ta vajus lähimale toolile võideldes hirmuga. Mida ta järgmisena avastab, kui oma uurimistööga jätkab? Valu jalas tegi edasi liikumise raskeks, aga nüüd oli see tema jaoks ainult takistus kiiremaks tegutsemiseks. Ta peab kindlaks tegema, mis juhtus või oli juhtunud esimesel korrusel. Ükspuha, kuidas see ta füüsilist valu suurendaks. Aga kõigepealt läheb ta teenija tüdruku tuppa. Ja kui see peaks tühi olema, siis kuidagi veab ta ennast trepist alla. Ta lonkas mööda koridori edasi ja otsis minnes tuge, asetades käe radiaatorile. See oli täiesti külm. Aga selles hästi korraldatud majas ei lülitatud keskkütet, kuigi seda ööseks veidi maha keerati, kunagi täiesti välja. Ja kella 8 hommikul imbus tubadesse mõnus soojus. Jääkülmad torud jahmatasid teda. Kütte eest hoolitsemine oli autojuhi ülesanne. Nii et ka tema oli koos majateenijatega siis mõistatusse hõlmatud, mis iganes see ka polnud. Aga see ainult süvendas probleemi. Proua Claiborne seisatas Agnese ukse juures ja koputas. Ta ei oodanud vastust ja seda ei tulnudki. Ta avas ukse ja läks sisse. Toas oli pime ja väga külm. Ta läks akna juurde ja tõmbas sellel katte eest. Ta vaatas aeglaselt ringi, tundes ebamäärast kartust selle ees, mida ta näha võib. Tuba oli tühi, aga teda ei hirmutanud mitte niivõrd selle tühjus, kuivõrd selle piinlikult korras seisund. Ei olnud ühtegi märki, et keegi oleks seal hiljuti riidesse pannud või eelmisel õhtul lahti riietunud. Ja voodis ei olnud magatud. Proua Claiborne nõjatus hetkeks seina vastu. Siis läks üle toa ja avas kapi. Just seal hoidis Agnes oma kleite ja kleidid olid kohal, rippudes korralikult üksteise kõrval. Nende kohal oli riiul, kus Agnes hoidis oma väheseid ja mitte moekaid mütse, oma perenaiselt saadud vanu peakatteid. Proua Claiborne, kes teadis neid kõiki, vaatas riiuli läbi ja nägi, et üks on puudu. Ja puudu oli ka soe talvemantel, mille ta oli Agnesele eelmisel talvel andnud. Tähendab, naine oli välja läinud. Ta oli kahtlemata välja läinud eelmisel õhtul, sest voodis polnud magatud ja pesemistarbed olid puutumata. Agnes, kes ei tõstnud pärast pimeduse saabumist kunagi jalga välja, kes põlgas kino sama palju kui raadiot ja keda ei olnud võimalik veenda, et väike süütu meelelahutus on eluks vajalik element, oli lahkunud majast lumisel talveööl, kui tema perenaine lebas teisel korrusel valudes ja abitu. Miks ta oli läinud ja kuhu ta oli läinud? Kui ta eelmisel õhtul proua Claiborne'i lahti riietas ja tema korraldusi täitis, püüdes ta olemist mugavamaks teha, kas kavandas ta juba siis seda saladuslikku öist põgenemist? Või oli miski, salapärane ja kohutav miski, millest proua Claiborne ikka veel märki otsis, juhtunud õhtul hiljem ning ajanud teenija trepist alla ja uksest välja krõbedasse öösse? Võib-olla oli üks garaažimeestest, autojuht ja aednik elasid seal, ootamatult haigeks jäänud ja keegi oli jooksnud majasse Agnese järele. Jaa, see peab see selgitus olema. Ent
kui palju jättis see ikkagi selgitamata. Agnesse toa kõrval oli voodiriiete tuba, sealt edasi majateenija uks. Proua Claiborne läks selle juurde ja koputas. Mary? Keegi ei vastanud ja ta läks sisse. Tuba oli samasuguses laitmatus korras nagu teenija tüdruku oma ja ka siin ei olnud voodis magatud ega olnud märke riietumisest või lahti riietumisest. 2 naist olid kahtlemata koos välja läinud. Läinud kuhu? Maja külm ja tõrjuv vaikus hakkas proua Claiborne'i üha enam rõhuma. Ta polnud sellest kunagi mõelnud kui suurest majast. Aga nüüd, selles lumises talvevalguses, näis see tohutu ja täis halvaendelisi nurki, kuhu ei söandanud vaadatagi. Majateenija toast edasi oli tagumine trepp. See oli lähim tee alla ja iga proua Claiborne'i samm oli valulikum kui eelmine. Aga ta otsustas aeglaselt läbi pika koridori tagasi kõndida ja minna alla peatrepist. Ta ei teadnud, miks ta seda teeb, aga ta tundis, et sel hetkel ei mõelnud ta ratsionaalselt ja parem oli kuuletuda instinktile. Ta oli rohkem kui korra öötundidel esimesel korrusel üksinda ringi liikunud, otsides soovimatute kesköiste helide põhjust. Aga nüüd ei olnud mitte mõte helidest see, mis teda hirmutas, vaid see läbitungimatu ja vaenulik vaikus. Tunne, et maja oli säilitanud suure päevavalge ajaks oma öise mõistatuslikkuse. Et sisenedes nendesse tühjadesse korras tubadesse võis ta häirida mingit nähtamatut jutuajamist, millesse lihast ja luust olevustel oleks parem mitte sekkuda. Laiad tammepuidust trepiastmed olid kenasti poleeritud ja nii libedad, et ta pidi käsi puust kõvasti kinni hoidma ja end ühe astme kaupa alla libistama. Ja alla minnes liikus ka vaikus temaga alla kaasa. Raskem, tihedam, veel absoluutsem. Ta näis tajuvat selle samme vahetult enda taga, kus see temaga vaikselt ühes rütmis sammu pidas. Sellel olid omadused, millest ta polnud kunagi ühegi teise vaikuse puhul teadlik olnud. Otse kui poleks see lihtsalt helide puudumine. Õhuke barjäär kõrva ja vahetult sellest väljaspool podiseva elu häälte vahel, vaid läbitungimatu aine, mis oli valmistatud üleilmsest kogu elu ja liikumise lõppemisest. Jah, just see tekitas temas külmatunnet. See tunne, et sel vaikusel ei ole piire. Ei ole välimist äärt, mitte midagi sellest väljaspool. Selleks ajaks oli ta jõudnud trepijalamile ja lonkas üle koridori elutoa poole. Ta oli kindel, et mille iganes ta sealt leiab, on tumm ja elutu. Aga mis see on? Ta teenija rahva surnukehad, kelle maniakist mõrtsukas on maha niitnud. Ja mis siis, kui tema on järgmine? Kui mees ootab teda selle toa raskete kardinate taga, kuhu ta sisse astuda tahab. Olgu, ta peab välja selgitama. Ta peab astuma vastu ükskõik millele, mis teda seal ootab. Teda ei kannustanud vaprus. Viimanegi julguse piisk oli temast välja voolanud. Vaid lihtsalt ükskõik mis oli parem, kui jääda sellesse lumest ümbritsetud majasse, teadmata, kas ta on selles üksi või mitte. Ma pean teada saama. Ma pean teada saama, kordas ta endamisi nagu mõttetut refrääni. Suur tuba ujus külmas päevavalguses. Aknakatteid ei olnud suletud ega kardinaid ette tõmmatud. Ta vaatas ringi. Tuba oli tühi ja kõik toolid oma tavalistel kohtadel.
Tema tugitool oli lükatud kamina juurde ja külmas tule asemes oli tuhahunnik, mis oli leegitsenud ja mille juures ta oli end enne kurvalt lõppenud jalutuskäiku soojendanud. Isegi ta tühi kohvitass seisis tugitooli lähedal laual. Oli ilmselge, et teenijad polnud viibinud selles toas pärast seda, kui ta oli sealt eelmisel päeval pärast lõunasööki lahkunud. Ja korraga tabas teda mõistmine, et sellisena nagu ta leidis elutoa, leiab ta kogu ülejäänud maja. Külma, laitmatus korras ja tühja. Ta ei leia mitte midagi. Ta ei leia mitte kedagi. Ta ei tundnud enam vähimatki hirmu tavaliste inimest ähvardavate ohtude ees, mis luurasid nendes tummades ruumides tema ees. Ta teadis, et viibib omaenda katuse all ihuüksi. Ta istus, et valutav pahkluu saaks puhkust ja vaatas kiirustamata enda ümberringi. Majas oli veel tube ja ta tahtis need kõik läbi käia, aga ta teadis ette, et need ei anna vastust tema küsimusele. Arvatavasti teadis ta seda ümbritseva vaikuse olemuse järgi. Selles ei olnud ainsatki katkestust, ainsatki mõra mitte üheski kohas. Selles oli külm jätkuvus nagu lumes, mis ikka veel ühetasaselt väljas sadas. Tal polnud aimugi, kui kaua ta ootas, kuni kogus jõudu, et ülevaatust jätkata. Ta ei tundnud enam pahkluus valu, vaid lihtsalt teadis, et ei tohi kogu raskust sellele lasta. Ja liikus seetõttu väga aeglaselt, toetudes teel kõigile mööblitükkidele. Esimesel korrusel polnud ükski aknakate ees ega ükski kardin ette tõmmatud ja ta liikus takistamatult ühest toast teise. Raamatukogu, tema hommikutuba, söögituba. Igal pool oli mööbel oma tavapärasel kohal. Söögitoas oli talle kaetud laud eelmisest õhtust ja süütamata küünaldega kandelaaber peegeldas tumedal mahakonil toidunõusid. Ta polnud seda tüüpi naine, kes näkitseb üksinda olles kandikul seisvat keedetud muna, vaid tuli alati alla söögituppa ja sõi tsiviliseeritult, nagu ta seda nimetas. Läbi vaatamata olid veel tagumised ruumid. Söögitoast astus ta sahvrisse ja ka seal oli kõik laitmatus korras. Ta avas ukse ja vaatas korraliku linoleumist põrandakattega tagumisse koridori. Temaga käis kaasas sügav vaikus. Ta tundis endiselt, kuidas see valvsalt tema kõrval liigub. Otse kui ta oleks selle vang ja see võiks talle peale viskuda, kui ta põgeneda püüaks. Ta lonkas edasi köögi poole. Loomulikult on ka see tühi ja veatus korras, aga ta peab seda nägema. Ta seisis minuti aknanishile nõjatudes koridoris. See on nagu Mary Celeste. Mary Celeste Terra Firmal, mõtles ta, meenutades lapsepõlvest ühte lahendamata meremõistatust. Mitte keegi ei tea, mis juhtus Mary Celesti pardal. Ja võib-olla ei saa keegi kunagi teada, mis juhtus siin. Isegi mina ei saa teada. Selle peale näis ta latentne hirm võtvat uue kuju. See oli nagu jääkülm vedelik, mis voolas igas veresoones ja kogunes tiigiks ta südame ümber. Ta sai nüüd aru, et pole kunagi varem mõistnud, mis on hirm. Ja et enamik inimesi, kellega ta oli kohtunud, ei mõistnud tõenäoliselt samuti. Sest see tunne oli midagi täiesti erilist. See imbus temasse nii kõikehaaravalt, et ta ei teadnud, kui kauaks ta sinna nõjatuma jäi. Aga korraga tõukas uus impulss teda edasi ja ta hakkas minema nõudepesuruumi poole.
Ta läks esiteks sinna seetõttu, et seal oli seina sees teenindusluuk, mille kaudu võis ta ise nähtamatuks jäädes kööki piiluda. Ja mingisugune sõnades väljendamatu instinkt ütles talle, et köögis on kogu mõistatuse võti. Tal oli endiselt intensiivne tunne, et mis iganes majas oli juhtunud, selle keskpunkt ja algus pidid olema köögis. Nagu ta oli arvanud, oli nõudepesuruumis kõik puhas ja korras. Mis iganes juhtunud oli, kedagi majalistest polnud tabatud ootamatult. Ei olnud ühtegi märki segadusest või korratusest. Näib, nagu nad oleks seda ette teadnud ja kõik enne korda teinud, mõtles ta. Ta heitis pilgu ukse vastas olevale seinale ja nägi, et lükandluuk on lahti. Ja siis, kui ta sellele lähenes, katkes vaikus. Köögis kõneles kellegi hääl, mehe hääl, vaikne, aga rõhutatud, ja ta polnud seda kunagi varem kuulnud. Ta seisis liikumatult, keha hirmust kange. Aga see hirm oli jälle teistsugune. Ta eelmised kartused olid olnud spekulatiivsed, oletuslikud, ümbritseva vaikuse kõhedad avaldused. See siin oli tavaline, igapäevane hirm kurjategijate ees. Oh jumal, miks ta oli unustanud abikaasa revolvri, mis oli pärast mehe surma seisnud tema sahtlis? Ta pöördus, et taganeda üle sileda libeda põranda, aga poolel teel ta kepp libastus ja kukkus kolinal maha plaaditud põrandale. Müra näis kajavat tühjuses lõputult kaua ja ta jäi kohkunult seisma. Nüüd, kus ta oli oma kohaloleku reetnud, oli põgenemine tarbetu. Kes iganes köögiukse taga oli, on hetke pärast ta kallal. Tema hämmastuseks jätkas hääl kõnelemist. Näis, nagu poleks kõneleja ega tema kuulajad teda kuulnud. Nähtamatu võõras rääkis nii vaikselt, et ta ei suutnud aru saada, mida ta ütles, aga hääletoon oli kirglikult tungiv, peaaegu ähvardav. Järgmisel hetkel ta mõistis, et mees rääkis võõrkeeles, talle tundmatus keeles. Taaskord jäi hirm alla tema meeletule soovile teada saada, mis toimub. Nii lähedal, ent ikkagi varjatult. Ta hiilis luugi juurde, piilus ettevaatlikult kööki ja nägi, et see on korras ja tühi nagu teised ruumid. Aga keset hoolikalt puhtaks küüritud lauda seisis kaasaskantav raadio ja hääl, mida ta kuulis, tuli selle seest. Ta arvas, et pidi olema siis minestanud. Vähemalt tundis ta end nii nõrga ja uimasena, et ta mälu oli pärast seda juhtunu osas hägune. Aga mõne aja pärast tuigerdas ta tagasi sahvrisse ja leidis sealt pudeli alkoholi, brändi või viski. Ta ei mäletanud kumma. Ta leidis klaasi, valas endale korraliku napsi ja kui see ta soontesse tungis, suutis ta, teadmata kui paljude värisevate peatuste järel, vedada end üle inimtühja esimese korruse trepist üles ja mööda koridori oma tuppa. Seal vajus ta ilmselt läve juurde maha, taas minestuses. Ta mäletas, et teadvusele tulles oli ta esimene mure olnud toa uks lukku keerata. Seejärel võtta sahtlist abikaasa revolver. See polnud laetud, aga ta leidis padruneid ja tal õnnestus relv laadida. Siis meenus talle, et kui Agnes oli eelmisel õhtul ta toast välja läinud, oli ta keeldunud kandikut tee ja võileibadega ära viimast. Ja ta asus ootamatu näljatundega nende kallale.
Talle meenus veel, et termose kõrvale oli pandud lapik brändipudel ja et ta oli kergelt üllatunud. Tähendab, Agnese lahkumine oli teadlikult kavandatud. Ja ta oli teadnud, et tema perenaisel, kes kunagi alkoholi ei puutunud, võib enne ta tagasitulekut midagi ergutavat vaja minna. Proua Claiborne valas veidi brändit tee sisse ja kulistas selle januselt alla. Pärast seda, rääkis ta mulle hiljem, meenus talle, et ta oli suutnud kaminasse tule teha ja pärast enda soojendamist oli ta tagasi voodisse läinud, kuhjates sellele kõik tekid, mis ta leida suutis. See pärastlõuna möödus valu hägus, millest aeg-ajalt eristus hirmu hämar kogu. Hirmu, et ta võib seal lebada üksinda ja hoolitsuseta, kuni sureb külma ja üksindushirmu kätte. Sest selleks ajaks oli ta kindel, et maja on tühi, täiesti tühi, katusekambrist keldrini. Ta teadis, et see on nii. Ta ei osanud öelda, miks. Aga taas tunnetas ta, et see peab olema selle vaikuse iseäralik olemus. Vaikuse, mis oli tal järel käinud, ükskõik kuhu ta oli läinud ja oli end talle nüüd peale heitnud nagu surilina. Ta oli kindel, et iga teise inimolendi juuresolek, ükspuha kui vaikne ja salajane, oleks tekitanud selle vaikuse tekstuuri mõra, rikkunud selle nagu visatud kivi rikub aknaklaasi. Kas on parem? Küsis ta arstilt, kes ajas end ta pahkluu kohalt sirgu. Mees raputas laitvalt pead. Mulle näib, et te pole korraldustest kinni pidanud, mis? Olete ringi kõndinud, mis? Ja ma arvan, et doktor Selgrove ütles teile, et oleksite liikumatult, kuni ta teid jälle vaatama tuleb. Kõneleja oli võõras, keda proua Claiborne teadis ainult nimepidi. Ta enda arst oli kutsutud hommikul Baltimore'i ühe vana patsiendi voodi juurde ja ta oli palunud sellel noorel mehel, keda hakati Norringtonis juba tundma, ennast asendada. Uustulnuk oli uje ja kuidagi familiaarne, nagu ujedad inimesed sageli on. Ja proua Claiborne jõudis otsusele, et mees ei meeldi talle eriti. Aga enne kui ta jõudis seda oma vastuse tooniga edasi anda, ja ta oli hukkamõistu varjundite suurepärane valdaja, kuulis ta kõnelemas Agnest. Jah, Agnest. Seesama tavaline Agnes seisis arsti selja taga, korrektne ja range ilmega nagu alati. Selle asemel, et mulle helistada, nagu ta oleks pidanud, pidi proua Claiborne tõusma ja öösel ringi kõndima. Sekkus Agnes karmil toonil. Seda oli liiga palju. Valust hoolimata, mis oli nüüd lõikav, proua Claiborne naeris. Sulle helistama! Kuidas oleksin ma seda elektrikatkestuse ajal teha saanud? Elektrikatkestus? Agnese üllatus oli meisterlik. Aga millal see katkestus oli? Ta vajutas voodi kõrval olevale kellanupule ja vaikses toas kajas kõlin. Proua, ma proovisin seda kella ise, enne kui ma eile õhtul toast välja läksin. Sest kui sellel oleks midagi viga olnud, oleksin tulnud pigem riietusruumi magama, kui teid üksi siia jätnud. Proua Claiborne lebas sõnatult ja vahtis talle pärani silmi otsa. Eile öösel. Aga eile öösel olin ma majas täiesti üksi. Agnese range näoilme ei muutunud. Ta asetas käed resigneerunult oma puhtalt põllel risti. Võib-olla on valu prouat veidi segadusse ajanud.
Ta vaatas arstile otsa, kes noogutas. Valu jalas pidi üsna hull olema, ütles ta. Oli, vastas proua Claiborne. Aga see polnud midagi õuduse kõrval, mida ma tundsin üksi jäetuna selles tühjas majas 1,5 päeva ilma kütte ja elektrita ja rikkis telefoniga. Arst vaatas teda ilmselge imestusega. Agnesse kahvatu nägu roosatas kergelt, aga ainult nagu ebaõiglase süüdistuse peale. Aga proua, ma tegin teile eile õhtul oma kätega tule kaminasse. Ja vaadake, söed hõõguvad veel praegugi. Ma tahtsin seda äsja uuesti süüdata, kui tohter tuli. Nii see on. Ta oli põlvili selle ees, kinnitas arst. Proua Claiborne naeris taas. Kui siiralt ka valede võrku tema ümber ei kootud, ta tundis, et suudab selle ikkagi katki rebida. Tule tegin ma eile ise alla. Kedagi teist polnud seda tegemas, ütles ta arsti poole pöördudes, ent pilku teeni all hoides. Ma tõusin 2 korda üles, et sütt juurde panna, sest majas oli külm nagu hundilaudas. Keskküte pidi laupäeva pärastlõunast alates väljas olema. Selle uskumatu väite peale ilmutas Agnesse nägu ainult viisakat kitsikustunnet. Aga uus arst tundis ilmselgelt kohmetust, et teda tõmmati ebaintelligentsesse tülisse, millega tal polnud aega tegeleda. Ta ütles, et oli kaasa võtnud röntgenispetsialisti, aga et pahkluu olevat liiga paistes, et kohe pilti teha. Ta vabandas proua Claiborne'i ees, et tal on kiire, sest ta pidi ise kõik doktor Selgrove'i patsiendid läbi käima. Ja ta lubas õhtul tagasi tulla, et otsustada, kas siis on võimalik röntgenit teha ja kas, nagu ta ilmselt kartis, jalg tuleks kipsi panna. Seejärel, andnud retseptid Agnesse kätte, ta lahkus. Proua Claiborne veetis palavikulise ja piinarikka päeva. Ta ei tundnud end piisavalt hästi, et jätkata vaidlust Agnessega. Ta ei palunud näha teisi teenijaid. Ta jäi uniseks ja mõistis, et ta mõistus on palavikus. Agnes ja majateenija teenindasid teda sama viisakalt nagu alati. Ja arsti tagasituleku ajaks õhtul oli ta palavik alanenud. Aga ta otsustas, et ei räägi sellest, mis tal mõttes on, enne doktor Selgrove'i naasmist. Too pidi kohal olema järgmisel õhtul. Ja uus arst eelistas ta ära oodata, enne kui otsustada jala kipsi panemise küsimus. Kuigi ta kartis, et nüüd on see vältimatu. Sel pärastlõunal kutsus proua Claiborne mind telefoni teel enda juurde ja ma saabusin Whitegatesi järgmisel päeval. Mu nõbu näis kahvatu ja närviline. Ta lihtsalt osutas jalale, mis oli kipsi pandud ja tänas mind, et ma talle seltsiks tulin. Ta selgitas, et doktor Selgrove oli ootamatult haigeks jäänud ja Baltimore'i viidud ja ta ei tule tagasi mitme päeva jooksul. Aga see noormees, kes teda asendas, tundus üsna kompetentne. Ta ei vihjanud kordagi kummalistele intsidentidele, mis ma siin kirja panin. Aga ma tajusin otse kohe, et ta oli saanud šoki, mida tema õnnetusega, ükspuha kui valusaga, selgitada ei saanud. Lõpuks jutustas ta ühel õhtul mulle loo oma kummalisest nädalavahetusest, sellisena, nagu tema ebaharilikult selge ja täpne mõistus seda talle esitas ja nagu mina olen ülalpool kirja pannud. Ta rääkis sellest mulle alles mitu nädalat pärast mu saabumist. Aga ta oli sel hetkel endiselt teisel korrusel ning viibis vaheldumisi voodis ja sohval. Ta ütles mulle, et nende lõputute vahepealsete nädalate jooksul oli ta kogu loo uuesti läbi mõelnud. Ja kuigi müstilise 36 tunni sündmused olid tal ikka veel selgelt silme ees, oli ta need juba kaotanud midagi nende painavast õudusest,
ja ta oli lõpuks jõudnud otsusele, et ei ava Agnesega seda teemat uuesti ega puuduta seda teiste teenijatega suheldes. Dr. Selgrove'i haigus polnud mitte ainult tõsine, vaid ka pikk. Ta polnud veel tagasi tulnud ja teatati, et kohe, kui ta on piisavalt terve, läheb ta kruiisile Lääne-India saarestikku ega jätka oma praksist Norringtonis kuni kevadeni. Dr. Selgrove, nagu mu nõbu väga hästi teadis, oli ainuke isik, kes suutis tõestada, et tema visiidi ja tema asendaja visiidi vahel oli möödunud 36 tundi. Ja et see uje noormees, kelle õlule pandi ootamatult täiendav töökoormus, ütles mulle, kui ma riskisin temaga natuke nelja silma all rääkida, et kiirustades oli Dr. Selgrove lahkumisel jätnud talle proua Clayburni suhtes lühikese memorandumina kokkuvõetava juhise, murdunud pahkluu, lase röntgen teha. Oma nõo autoritaarset iseloomu teades olin üllatunud tema otsuse peale juhtunust teenijatega mitte rääkida. Aga järele mõeldes arvasin, et ta tegi õigesti. Nad kõik olid täpselt samasugused nagu enne seda seletamatut episoodi. Efektiivsed, pühendunud, aupaklikud ja auväärsed. Ta sõltus nendest ja tundis end nendega koduselt. Ja ta eelistas ilmselt tõrjuda kogu loo mõtetest nii kaugele kui võimalik. Ta oli täiesti kindel, et tema majas oli juhtunud midagi ebaharilikku. Ja mina olin rohkem kui eales varem veendunud, et ta oli saanud juhtunust šoki, mida õnnetus murdunud pahkluuga piisavalt ei selgitanud. Aga lõpuks ma nõustusin, et teenijate või uue arsti ristküsitlusega poleks midagi saavutatud. Ma käisin sel talvel ja järgmisel suvel regulaarselt Whitegatesis. Ja kui ma oktoobri alguses püsivalt New Yorki läksin, jäi ta minust sinna maha endise hea tervisega ja heas tujus. Dr. Selgrove oli kutsutud suveks Šveitsi ja tema praksise juurde naasmise järjekordne edasilükkamine näis kummalise nädalavahetuse sündmuseta mõtteist eemale viivat. Ta elu kulges sama rahulikult ja normaalselt nagu tavaliselt ning ma jätsin ta sinna kerge südamega ja ilma mõtlemata müsteeriumile, mis oli nüüd peaaegu aasta vanune. Ma elasin tollal üksinda väikeses New Yorgi korteris ja olin end sellesse alles hiljuti sisse seadnud, kui ühel õhtul väga hilja, oktoobri viimasel päeval, kuulsin uksekella helinat. Kuna mu teenija tüdrukul oli vaba õhtu ja ma olin üksi, läksin ise avama ja nägin oma hämmastuseks ukse taga Sarah Clayburni. Ta oli mässitud karusnahksesse kasukasse. Ta kübar oli tõmmatud sügavale näo ette ja nägu nii kahvatu ja kurnatud, nii et ma sain aru, et temaga peab olema juhtunud midagi kohutavat. Sarah, ahmisin ma õhku, saamata isegi aru, mida ma ütlen. Jumala eest, kust sa sellisel kellaajal tuled? Whitegatesist. Ma jäin viimasest rongist maha ja tulin autoga. Ta tuli sisse ja istus ukse juurde pingile. Ma nägin, et ta suudab vaevu püsti seista ja istusin ta kõrvale, võttes talle ümbert kinni. Taeva peralt, räägi, mis juhtus? Ta vaatas mulle mind nägemata otsa. Ma helistasin Nixonile ja üürisin auto. Mul kulus 5.15 tundi, et siia jõuda. Ta vaatas ringi. Kas sa võid mulle öömaja pakkuda? Ma jätsin kohvri alla. Nii kauaks kui soovid. Aga sa näed nii haige välja. Ta raputas pead. Ei, ma pole haige. Ainult hirmul.
surmani hirmunud, kordas ta sosinal. Ta hääl oli nii kummaline ja käed, mida ma enda käte vahel hoidsin, nii külmad, et ma tõmbasin ta püsti ja viisin otse oma väikesesse külaliste tuppa. Mu korter asus vanamoodsas hoones, mis polnud väga kõrge ja ma olin sealse personaliga inimlikumates suhetes, kui on võimalik mõnes moodsas Paabeli tornis. Ma helistasin alla, et mu nõo asjad üles toodaks. Täitsin vahepeal kuumaveepudeli, soojendasin voodit ja panin ta nii kiiresti kui võimalik teki alla. Ma polnud teda kunagi näinud nii alistuvana ja küsimusi mitte esitavana ning see pani mu häirekellad veel rohkem tööle kui tema kahvatu jume. Ta polnud naine, kes laseb ennast lahti riietada ja panna voodisse nagu väike laps, aga ta laskis sel sõnagi ütlemata sündida, otse kui saades aru, et on jõudnud viimase piiri peale. Siin on hea olla, ütles ta vaikse häälega, kui ma talle teki peale tõmbasin ja patja kohendasin. Ära mine veel ära, eks ole veel natuke. Ma jätan su siia vaid 1 minutiks, et sulle lihtsalt tass teed tuua, kinnitasin talle ja ta jäi vaikselt lebama. Ma jätsin ukse lahti, et ta kuuleks mind üle koridori väikeses sahvris toimetamas ja kui ma tulin teega, jõi ta seda tänulikult ning ta näole kerkis kerge õhetus. Istusin temaga mõnda aega vaikides, aga lõpuks ta alustas. Vaata, on täpselt aasta aega. Ma oleksin eelistanud, et ta lükkaks hommikuks selle, mida ta mulle rääkida tahtis, aga ma nägin ta põlevatest silmadest otsustavust saada lahti koormast, mis teda vaevas. Ja et kuni ta pole seda teinud, on tarbetu pakkuda talle uinutavat segu, mis mul valmis oli. Aasta millest? Küsisin rumalalt, seostamata veel tema tormakat saabumist eelmise aasta salapäraste sündmustega Whitegatesis. Ta vaatas mind üllatunult. Aasta sellest, kui ma seda naist kohtasin. Kas sa siis ei mäleta? Seda veidrat naist, kes tuli mööda tee otsa sel õhtupoolikul, kui ma jala murdsin. Ma ei mõelnud sellele tookord, aga see oli pühakute päeva eelõhtu, kui ma teda kohtasin. Jah, ütlesin. Ma mäletan, et see oli nii. Nii. Ja täna on pühakute päeva laupäev, eks ole? Ma pole kirikupühade osas nii tugev kui sina, aga ma arvasin, et on. Jaa, täna on pühakute päeva eelõhtu. Seda ma arvasin. Noh, täna pärastlõunal läksin oma tavalisele jalutuskäigule. Ma olin kirjutanud kirju ja maksnud arveid ja ma läksin üsna hilja välja, kui oli juba peaaegu videvik. Aga oli kena, selge õhtu. Ja kui ma värava juurde hakkasin jõudma, siis tuli naine minu poole. Seesama naine, maja poole. Pigistasin nõo kätt, mis oli nüüd kuum ka palavikust. Oli hämar. Kas sa oled täiesti kindel, et see oli sama naine? Küsisin mina. Täiesti kindel. Õhtu oli nii selge. Ma tundsin ta ära ja tema tundis minu ja ma nägin, et kohtumine minuga ajas ta vihaseks. Ma peatasin ta ja küsisin, kuhu te lähete? Samamoodi nagu olin küsinud mineval aastal. Ja ta vastas samasuguse pooleldi võõramaise tooniga, lähen ainult ühte tüdrukutest vaatama, nagu oli eelmine kordki öelnud. Siis sain korraga vihaseks ja ütlesin, te ei tõsta enam kunagi jalga üle minu maja ukse läve. Kas kuulete? Ma käisin teil lahkuda. Ja tema naeris. Jah, ta naeris. Väga vaikselt, ent selgelt. Selleks hetkeks oli väljas juba üsna pime. Otse kui kihutaks ootamatu torm üle taeva. Nii et ma nägin teda vaid vaevu, kuigi ta oli mulle nii lähedal.
Me seisime teekäänakul lähestikku kasvavate tsuugade juures ja kui ma talle lähemale astusin, olles raevus tema häbematuse üle, astus ta puude taha ja kui ma sinna järele läksin, ei olnud teda seal. Ei, ma vannun sulle, teda ei olnud seal. Ja ma kiirustasin pimeduses tagasi majja, kartes, et ta lipsab must mööda ja jõuab enne mind sinna. Ja oli kummaline, et kui ma jõudsin ukse juurde, siis must pilv haihtus ja taas oli selge, läbipaistev videvik. Majas näis kõik tavapärane ja teenijatel oli oma töödega tegemist. Aga mina ei suutnud peast tõrjuda mõtet, et selle pilve varjus oli see naine kuidagi minust varem kohale jõudnud. Ta tõmbas veidi hinge ja jätkas. Koridoris peatusin telefoni juures. Helistasin Nixonile ja ütlesin, et ta saadaks mulle otsekohe auto New Yorki sõitmiseks. Nii et autot juhiks mees, keda ta tunneb. Nixon tuli autoga ise. Ta pea vajus tagasi padjale ja ta vaatas mulle otsa nagu hirmunud laps. See oli Nixonist tore, ütles ta. Jaa, see oli temast väga tore. Aga kui nad nägid, et sa ära lähed, ma pean silmas teenijaid. Jaa, kui ma üles oma tuppa läksin, helistasin Agnese kohale. Ta tuli ja oli täpselt sama rahulik ja vaikne nagu alati. Ja kui ma ütlesin talle, et asun poole tunni pärast teele New Yorki, ma ütlesin, et see oli ootamatu tööasi. Siis, vedas ta käitumine teda esimest korda alt. Ta unustas üllatumist teeselda. Ta unustas isegi vastu vaielda. Ja sa tead ju, milline vaidleja Agnes on. Ja kui ma talle otsa vaatasin, nägin ta silmis väikest kergendushelki, kuigi ta püüdis end nii väga kontrollida. Ja ta ütles lihtsalt, väga hea, proua. Ja ta küsis, mida ma kaasa võtta tahan. Just nagu mul oleks tavapärane asi kihutada pärast pimeduse saabumist sügisõhtul New Yorki töökohtumisele. Ei. Ta tegi vea, kui vähimatki üllatust välja ei näidanud. Ega isegi küsinud, miks ma enda autoga ei lähe. Ja see, et ta sel moel pea kaotas, hirmutas mind rohkem kui miski muu. Sest ma sain aru, kui tänulik ta on, et ma lähen. Nii et ta ei söandanud õieti rääkidagi, kartes, et reedab ise ennast või et ma võiksin meelt muuta. Pärast seda lebas proua Claiborne tükk aega vaikides, hingates juba rahulikumalt. Ja lõpuks sulges ta silmad, otse kui tunneks ta kergendust, et oli rääkinud ja tahab nüüd magada. Kui ma vaikselt püsti tõusin, et ära minna, pööras ta kergelt pead ja pomises. Ma ei lähe kunagi Whitegatesi tagasi. Siis sulges ta silmad ja ma sain aru, et jääb magama. Ma olen ülalpool kirja pannud, loodan, et midagi olulist vahele jätmata, oma nõo kummalise üleelamise sellisena, nagu ta seda mulle rääkis. See on kõik Whitegatesis juhtunu kohta, mille eest võin isiklikult vastutada. Ülejäänu, ja loomulikult on seal ülejäänu, on puhas oletus ning järgnevat tuleb just sellena võtta. Mu nõo teenija Agnes oli pärit Skye saarelt ja hebriidid, nagu kõik teavad, on tulvil üleloomulikkust. Olgu siis vaimolevuste kujul või siis veelgi kõhedaks tegevamate veendumuste kujul nähtamatutest jälgijatest, kes pikkadel öödel neid tormiseid inimtühja alasid kummitavad. Vähemalt mu nõbu pidas Agnest kanaliks, võib-olla teadvustamatuks või igal juhul mitte süüdi olevaks kanaliks, mille kaudu jõudis side teiselt poolt loori
Whitegatesi allaheitlikku majapidamisse. Kuigi Agnes oli elanud proua Clayburni juures pikka aega ilma ühegi kummalise intsidendita, mis seda tundmatute jõudude juuresolekut oleks paljastanud, võis võime nendega kommunikeeruda olla kogu aeg latentselt olemas olnud, oodates ainult sugulashinge puudutust. Ja see puudutus võis tulla tundmatult külaliselt, kellega mu nõbu oli 2 aastal järjest Whitegatesi sissesõiduteel pühakute päeva eelõhtul kohtunud. Kindlasti kannab see kuupäev mu hüpoteesi välja, sest ma oletan, et isegi praegusel fantaasiavaesel ajal mäletavad mõned inimesed, et pühakute päeva laupäev on öö, mil surnud suudavad kõndida. Ja mil sama märguande peale on teised vaimud, olgu haletsusväärsed või pahatahtlikud, samuti vabad kütketest, mis kaitsevad elavate maailma aasta teistel päevadel. Kui päevade kordumine on midagi enamat kokkusattumusest, ja ma ise arvan, et on, siis saan ma nii aru, et see kummaline naine, kes 2 korda pühakute päeva eel Whitegatesi tee otsast sisse tuli, oli kas vaimolend või, mis veel tõenäolisem ja ärevaks tegevam, elus naine, kelle keha oli üle võtnud nõid. Nõiduse ajalugu, nagu hästi teada, kubiseb taolistest juhtumitest. Ja selline sõnumitooja võis väga hästi olla saadetud neid asju valitsevate jõudude poolt kutsuma Agnest ja tema kaasteenijaid kesköisele nõidade kogunemisele kusagil lähedases üksildases paigas. Et teada saada, mis nendel kogunemistel toimub ja milline on vastupandamatu tõmme, millega need ebausklikele ja kartlikele inimestele mõjuvad, tuleb vaid ette võtta tohutu kirjanduslik materjal, mis neid mõistatuslikke riitusi käsitleb. Igaüks, kes on kunagi tundnud kas või kõige kergemat uudishimu, et olla kogunemisele abiks, märkab ilmselt varsti, et uudishimu muutub ihaks ja iha kontrollimatuks igatsuseks, mis juhul, kui avaneb võimalus, murrab teelt kõik takistused ja piirangud. Sest need, kes on kas või 1 korra võtnud osa nõiasabatist, liigutavad vajadusel taevast ja maad, et sellest uuesti osa võtta. Selline on minu oletuslik selgitus kummaliste juhtumiste kohta Whitegatesis. Mu nõbu ütles, et tema ei suuda uskuda, et intsidendid, mis võiksid sobida hebriidide elutule maastikule, saavad juhtuda rõõmsas ja rahvarohkes Connecticuti orus. Aga kui ta ka ei uskunud, siis ta vähemalt kartis. Sellised moraalsed paradoksid ei ole ebaharilikud. Ja kuigi ta rõhutas, et mõistatusele peab olema mingi loomulik seletus, ei läinud ta kunagi tagasi seda uurima. Ei, ütles ta kergelt väriseva häälega alati, kui ma tema Whitegatesi tagasimineku teemat puudutasin. Ma ei taha kunagi riskida sellega, et näen seda naist veel kord. Ja ta ei läinud kunagi tagasi. Te kuulsite Edith Whartoni müstilist lugu Pühakute päeva eel. Jutt pärineb kirjastuse Gururaamat kogumikust Dracula külaline. Muide, veel ühte juttu samast kogumikust saavad mais kuulata meie toetajad Patreoni lehel. Mais jõuab teieni veel valimik Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali korraldatud jutuvõistluse parimatest töödest. Ja siis hakkame juba valmistuma suureks suviseks järjejutuks. Seni jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakake meid toetama leheküljel patreon.com/tumedad tunnid.
kõhedate kuulmisteni